hommik, täna on 30. juuni, kell on 11.26 ja reede on ka. Ja. Ja meie oleme siis bussis, sest et me sõidame Riiga. Aga kui me sinna kohale jõuame, siis me räägime täpsemalt, et miks me seal oleme. Aga praegu story time. Põhimõtteliselt see buss väljus 11.15 ja mina hommikul mõtlesin, et või avasin Taxify äppi ja vaatasin, et 2 minuti kaugusel on nagu takso, et ma ei hakka veel tellima, et mul on nii kaua aega, kas ma sõin hommikusöögi ära. Avan uuesti selle äppi ja siis vaatan, et pekki ühtegi autot ei ole lähedalt. Kõige lähem auto on 23 minutit ja selleks hetkeks oli kell juba 10.45, mis tähendas, et mul oli nagu mingi pool tundi aega. Ja siis ma tellisin selle ära, ta jõudis ikkagi natuke kiiremini, jõudis kella 11-ks ja siis ma ütlesin, et mul on hästi kiire. Seega ta ületas, nagu, mitte ei ületanud väga kiirust, aga nagu hoidis kiiret tempot ja osutus autodest mööda, et ma jõuaksin. Ja siis vist 11.15 ma suht tulingi autost välja ja siis ma võtsin oma kohvri kätte ja siis ma jooksin. See oli reaalselt nii, et meil oli nagu kokkulepe, et saame vaata 11.00 kokku ja ma olen nagu 45 juba nagu parklas, ma veel mingi vlog sinna värki. Siis ma saan Aivi kokku teha, et kus Viki on, ja siis Viki kirjutas, et ma jään hiljaks, ma mingi võid pekki. Ma võin, jõuan täpselt, no vist sulgudes loodetavasti. Me oleme sinna kella nagu 11.11, ma nagu, et ta võiks nagu jõudma hakata vaata. Siis ma helisin sulle mingid ajad, ma olen foori taga, et ma ei saa joosta, ma mingi võid pekki. Ja siis see bussijuht oli ka mingi suht mingi siuke närvis näoga, onju. Ma paneme oma asjad alla, nad panevad selle asja kinni ja me seitsame Aiviga seal nagu mingi ei. Ja siis kell on nagu 11.13 või 14 juba. Ja siis bussijuht on mingi, ta me hakkame välja, me Aivi mingi ei, te ei saa lihtsalt, me ei saa Vikit maha jätta. Ta mingi, nagu õigel ajal ei tule, siis me saame ära sõita, mingi ei pekki. Aga ma jõudsin nii viimasel mõttes täiega palun. Ja siis see naine hakkas juba rääkima sinna mikrisse. Ja siis ma vaatan, Viki tuleb mingi ja ma jooksin oma kotiga, siis ma kartsin, mu müts lendab peast ära, sest mul oli see minu nogats peas. Ma olin seal mingi aga ma jõudsin ülinapilt ja nüüd meil on 4 tundi sõitu, seega ma arvan, me hakkame siit ekraanidelt filmi vaatama. Jah, ma pole kunagi elus seda teinud, nii et mul on väga põnev olnud. Mis mõttes? Ma vaatan alati, ma armastan neid filme vaadata. Ma loodan, et seal on midagi head ka. Ma mondin alati, ma ei vaata kunagi filmi. Ma pole isegi laulusid kunagi kuulanud. Ma olen täiega mingit muusikat kuulanud, see on suht normaalne muusika. Mingi hetk vähemalt, ma ei tea. Okei, ma hakkan otsima. Update, kell on, mis asi see oli 16.10 ja me oleme siin vihma käes, jõudsime Riiga ja me ei saa taksot, meil on nagu makstud kinni kogu see trip, sest et Niks kutsus meid Face Awards üritusele ja siis meil on voucher, et takso peale saada, aga need nagu ei tööta, me peame kuhugi helistama, kas see number ei vasta, nüüd me oleme siin ja seal on ka teised inimesed, kes on Eestist tulnud ja Maria kaitseb vihma eest oma juukseid. Ilm täiega sakib, vihmulud sajab, õnneks ei ole väga külm. Ja see bussijuht seal on täiega vihane, et see takso siin ees, mis siin on bussipeatus ja kõik on suht segaduses. Okei, nad millegi pärast lähevad sinna autosse veel. Meile? Üks saadeti meid siia öelda. Täiega segadus. Update, me saime taksosse. Ja me teeme praegu plaane, et me tellime endale toa, selles nimi on toa... Room service, toa teenindus. Ei, ma mõtlen eesti keeles ja mul see toa teenistus ütlema. Toa teeninduse tellime... aega, et ennast... Meik teha ja süüa ja mingi juuksed ja... No mul oleks juuksed tehtud enam. Me ei pea seal nii täpselt olema ju. See on nagu nii mingi kogunemisaeg. On ülikindel. Aivi, kas on hullu, kui me hiljaks jääme neid? Sul on kindlasti mingi pool tundi kogunemisaeg. Mõtlen selles, et takso tuleb sinna ette ja taksod lähevad minema. Me nagu ei lähe õigeks ajaks. Oota, taksod tulevad kuhu ette? Hotelli ette 17.40 tuleb vist 2 või 3 taksod. Okei, see on nii fancy. Põhimõtteliselt sama teema. Okei, kui taksod tulevad õigeks ajaks, siis peab minema, muidu on sõidanud minema. Update! Oota, mis kell on? 17.28. Meil on 7 minutit umbes aega, et välja minna, mul on juuks tegemata. Ma tegin meiki siin, ma panin arvuti peale oma selle peegli, mis ma kodust kaasa võtsin, sellepärast, et Maria tegi vannitoas meiki, pani siia kõik asjad normaalne. Siin on minu meik, ma enam-vähem jään rahule, see on nagu kaugelt normaalne välja ja outfit, mul on selline kleit, mis on siis Zarast. Ja me tellisime just room service pitsasid. Ma palusin, et nad paneks karpi kaasa, sest me vist peame neid nagu taksos sööma. Aga nüüd, mis see Aivi võttis salati või? Teem, ta ei jõua seda süüa, see näeb nii välja, see lõhnab nii hästi. Okei, me nüüd jätkame enda valmisettimisega ja hakkame sööma! Jõudsime kohale! Face Awards on see Nikšama siis. Aivi tegi seal just pilti ning me tegime siin paar thumbnaili pilti. Ma hoian millegipärast Maria käekotti ning ootame sisse minna, seal on päris pikk järjekord, sellepärast me oleme siin õues teeme piltist. Praegu on hea valgus, kui on pärast tuleme juba pime. Ja sealt on veits näha seda järjekorda ning ma panin endale teksaaki peale, kontsad all ning ilm on täiega mõnus soe, ei ole üldse jahe, seega meil pole mingit probleemi, aga nagu samas tahaks sisse saada, et näha, mis seal toimub.
ma pole kunagi ühel sellisel miksüritusel käinud. Nagu vlogid võidu praegu. Saime lõpuks ometi sisse, meile pandi 2 käepaela ja nüüd me saame jooke. See on küll alkoholiga ja siis seal on vesi ja seal on mingi popcorn. Seal antakse ka suhkruvatti. Tulime sisse. Ning kohe vaatame, mis siin edasi saab teha. Seal vist on see mingi pildistamise sein. Update, me leidsime endale istumiskohad, me oleme siis ülemisel korrusel ja ma näitan endale praegu telefonist valgust ning siit on meie vaade siis, ootame, et see asi hakkaks, saime endale süüa ka. Siin on siis popcorn, oota, ma üritan näidata selline roosa popcorn ja siis vesi ka, kus on maasikad sees, mida te tegelikult enne juba suht nägite, aga ma olen täiega elevin juba ja vaatab, mis siin siis saama hakkab. Kas siin hakatakse nagu laivis meiki tegema või? Ma ei ole kindel, aga tundub ülituus. Valgusega roosad välja ausalt öeldes. Jaa, nagu räigelt. Põhimõtteliselt me otsustasime siis enda juukseotsad ära värvida. Jah, see tuleb maha ühe pesuga, aga siiski ma tegin heleroos. Maria tegi selliseks hästi tume nagu roosaks lillaks ja Aivi tegi hele siniseks minu soovi järgi. Täiega ilus nagu. You need to say something. Can you speak with me? It doesn't matter where you come from, and if you are bullied or you was bullied, it will get better, and I will change the world, and I will show the world what I am capable of. So thank you all. Be who you want to be and stay safe. Thank you, thank you, thank you. Tulime siis õhtust sööma ja ma võtsin mingisuguse, see tundub nagu suitsulõhe või mingi kalaga salati, mis näeb ülihea välja. Teised ei olnud näljas, et nad ei võtnud midagi. Mida teed? Ma lihtsalt räägin, et kui ma vaatan Viki vlooge või sind vloogimas, see on nagu täiesti eraldi inspiratsiooniallikas lihtsalt. Nagu iga kord, kui me oleme tükki aega koos olnud, siis mul on nii palju nagu ettevõtmist ja mul on tunne, et ma nagu suudan kõike lihtsalt. See on kuidagi eraldi motivatsioon. On hommik! Issand jumal, appi. Märksin just nagu mingi 7 minutit tagasi ühes, ma olen üliunine, aga me läheme nüüd hommikust sööma ja Maria on täiega muserdatud oma roosade juuste pärast, sest need kleepuvad ja mingi kleepuvad kokku ja nii. Me oleme hommikust söömas, me oleme näljased ja meil on väga kiire päevaplaan, sest et märkame üles, siis me hakkame pakkima, siis me teeme talle meigi, siis me filmime YouTube'ide teise video. Ma ei ole teile öelnud, Maria, tule ka. Et lõpuks ometi on YouTube'id nagu üleval või laivis, sest te olete kõik aeg küsinud, et kas see collab channel üldse toimub ja nüüd see on avalik, meie kõige esimene video oleks üles, ma panen selle alla, see on kõige esimene link video kirjelduses. Ja Maria hakkas ka vlogima. Seega kindlasti minge tšekkige, siis me filmime meie teise video ja siis sõidame tagasi Tallinnasse. Update, nüüd tulevad 3 random fun facti. Me rääkisime Mariaga 2:42 öösel, mille pärast oleme väga väsinud. Ja kuna me oleme nii väsinud, siis ma jätsin, ma unustasin võtta enda toakaardi ja Maria ei võtta kunagi toakaardi, kuna me sõltume ainult minust, siis meil pole kummalgi toakaarti ja ma ei tea, kuidas me pärast sisse saame. Ja samamoodi, kuna ma olen nii unine, siis ma ei pannud tähele, et see
seal kohvimasina peal on siuke ring, mis jookseb ja sa pead täis saama enne kui sa kohvi ära võtad, aga ma vaatasin lihtsalt tassi järgi, et seal on juba piisavalt ja võtan ära ja siis see teine naine ütleb, et mul nagu see kohv seal masinast veel tilgub ja siis nagu tuleb täiega palju ja siis ma vaatasin lusikaga nagu segasin natuke seda tassi ja siis sain aru, et seal oli ainult piim ja siis ma võtsin uuesti juurde, aga nüüd ma lõpuks sain oma cappuccino ja siin on siis kogu hommikuse, mis ma võtsin ja nüüd me hakkame sööma ja siis me muretseme selle pärast, kuidas me tuppa tagasi saame. Update, kell on 11.55 ja me oleme jõudnud taksosse. Me tegime endal täiesti meigi ära, ma panin riidesse, samamoodi tegi Maria. Ma teen outfit of the day seal jaamas, sest et seal on vähe lihtsam, kuna me olime kõik valmis teinud, me hakkasime filmima enda esimest, või mitte esimest, see on juba teine YouTube'ide videod, Q&A tahtsime teha. Me olime igal pool Snapchatis announced, samamoodi minge lisage ka YouTube'id näitused. Aga? Et nad saaks YouTube'id on Snapchatis, lisage, et kui me järgmine kord mingid Q&A teeme, siis te saate meile ka küsimusi saata. Kui te screenite seda, siis te saate skännida. Minge lisage meid ning juba on tulnud üli palju küsimusi ja me hakkasime just filmima, kui Aivi annab meile teada, et takso on all. Takso oli nagu mingi 15 minutit varem kohal ja... Ei, nagu kus juures me mõtlesime, me pidime 12 hakkama tellima ja siis ma eeldasin, et mingi 12 läbi 10. Me olime arvastanud, et 12 hakkame tellima, aga 11.45 oli juba kohal. Ja nüüd me jõuame nii vara, et meil on nagu mingi üle poole tunni aega, seega me vist filmime seal koha peal, aga ma ei tea, kuidas see audio jääb, vaata seal võib päris nagu lärmakas olla. Seega nüüd on natuke mina olen ikkagi selle poolt, et filmida nagu maas istutis nii, et nüüd me... Mina tahaks bussis teha, see oleks ülituus, aga samas seal see kõigub ja ma ei tea, me veel nuputame välja. Ning see on siis, mis praegu toimub ja nagu meil kogu aeg jookse, meil on nii ajagraafiku täpsusega kõik. Aga samas see on ülipõnev ja... Me jookseme mööda. Aga see on selles, et meil on 20 minutit aega selleni, me üritame jõuda Stockmanni, et osta süüa kaasa, kuna see sõit on 4 tundi ja meil läheb kõhu tühjaks, sest me ei saa muidu lõunat süüa. Aga see on oodatust kaugemal ja peame tagasi ka jõudma ja siin on nagu mingi kilt kõndida. Ja nüüd meil on 20 minutit aega jõuda sinna, osta ja tagasi õigeks ajaks. Pekki, nii ajast puudu. Kell on 14.54 ja me oleme bussis, kas on nii Pärnu linn ju? Me oleme Pärnus, ja me jõudsime juba Pärnusse, Maria läheb siin muidu maha ning bussi peale jõudmisega meil oli jälle natuke draamat, nagu te nägite. Aga me jõudsime, või saime poest kõik oma asjad ostetud ja me jõudsime isegi natuke varem, sest et tagasi teel me lõikasime ja saime kiiremini bussi jäämas, ega kõik oli lõpuks ikkagi chill. Ning kohe Maria siis jätab mu siia maha, Aiu võib-olla tuleb mu kõrvale, pole veel kindel. Ja me oleme senikaua kogu aeg praegu tegelenud YouTube'ide Instagramiga, seega kõik, kes veel ei ole, minge lisage YouTube postitasime sinna just pilli ka ning siis ma sõidan koju ja tundub, et siin on ilm halvem, nagu reaalselt Riias oli mega soe, meil oli nii palav. Meil on sama ilm, aga siin on nii palju jahedam, seal on vaheldus, et seal on pilmine vihm, aga seal on soe vähem. Kõik räägivad, kes täna tantsupeole lähevad, et neil on nagu mingi talvejoped seljas ja nagu seal on vist vihmane ka, aga Riias oli lihtsalt väga soe, nagu mingi 17 kraadi ja me jooksime ka, meil oli nii palav. Tšau! Update, ma olen vahepeal Tallinnasse jõudnud, siis ma sõitsin või vanemad tulid mulle bussijaama järgi, ma läksin koju, kus mul oli nagu 5 minutit aega, et mind asjad ära panna, tõsta asjad teise kotti ümber ja tellida endale takso, sõitsin linna, nüüd ma ostsin endale just lilli kaasast, ma olen 2 enda eelmisele klassi jälle vastu, kes tulevad vahetusaastatelt tagasi, mul on ülilävil, et näin aasta, ma olen neid aasta aega näinud. Ning kohe peaks buss tulema ja siis ma jõuangi ülitäpselt sinna, ma loodan, et nende buss pole varem jõudnud ja ma loodan, et see väga hiljaks jää, et see jõuab täpselt õigel ajal, et ma ei peaks väga ootama, et jah. Seega tuleb põnev, mul on väga elevil. Nüüd on kunagi hiljem, nagu alati vastuvõtt läks väga hästi. Nad olid täiega õnnelikud ja ma mingi hetk kavatsen nendega kindlasti kokku saada, et pikemalt rääkida, kuidas neil läks, sellepärast et see päev nad tahtsid kõik koju minna oma perega aega veeta, kuna ilmselt nad polnud neid aasta aega näinud. Aga mina olen nüüd koju jõudnud tagasi ja asjad lahti pakkinud ning ma arvan, et on aeg see vlog lõpetada, sellepärast et ma tahan kohe alustada uut vlogi, et teha midagi väga huvitavat, seega ma arvan, te peaksite olema elevil. Ja te juba teate, mida teha, visake pöidlad püsti, kui teile meeldib, subscribe'ige, et tulevasi vloge näha, a.k.a. järgmist vlogi ning see on vist praeguseks kõik, seega näeme varsti, tšuki!